täna otsime hüljatud autot Spranki jaoks. Kuule, vaata, ta helistab mulle. Me leidsime hüljatud auto, aga kas me saame selle parandada? Kas ma peaksin selle auto Sprunki juurde tagasi viima või mitte? Tere mu kallid vaatajad ja mu lemmiktellijad. Minu nimi on Slaav ja tere tulemast Slav's Adventuresi kanalile. Ja vaadake, mis toimub. Sprunki, Jaavin Sprunki standiboksis helistab mulle praegu päris elus. Võtame kõne vastu ja vaatame, mida ta tahab. Tere, Slav. Jah, tere, Jaavin. Ma olen kuulnud, et sa aitasid Blacki. Jah, ma aitasin Blacki. Sa võid kasutada seda linki, et vaadata minu eelmist videot, kuidas ma aitasin teist Sprunkit. See oli sinult väga halb, Slav. Miks sa seda tegid? Jah, ma vabandan selle pärast, aga ma pidin seda tegema. Ma pidin tema kasti auto üles leidma. Nii et nüüd pead sina mind aitama. Jah, pole probleemi. Ma aitan sind. Ma leian üles, mida iganes sa tahad. Sa pead minema hüljatud külla. Hüljatud külla. Ja seal pead sa leidma minu auto. Pole probleemi. Olgu, Javin, ma aitan sind. Saada mulle koordinaadid. Olgu, poisid, meil on uus missioon. Me peame leidma hüljatud Sprunki auto selles mahajäetud külas. Lähme siis. Alustame oma uut seiklust. Me liigume õiges suunas. Vaata, seal on mingi küla ja see tundub üsna mahajäetud, sest ma ei näe kedagi. Sest sealpool, jah, meil on sild. See on kummaline piirkond ja kogu see väli näeb tõesti mahajäetud välja. Nii et kui me liigume paremale, otsustan koordinaatide järgi, me peame minema sinna suunda. Ja auto, mida me otsime, peab kuskil siin lähedal olema. Võib-olla peaksime selle ala ületama ja siis näeme otsitavat autot. Aga mul pole ikka veel aimugi, mis auto see on. Ma ei tea, kus see on ja kuidas see välja näeb. Nii et see saab minu jaoks olema väljakutse. Nii et lähme edasi, et näha, kas siin lähedal on kuskil auto, sest koordinaadid tõid mind täpselt siia. See on suurepärane. Vaata, see ongi see. Ma arvan, et see ongi see, mida me otsime. Issand, see on hullumeelne. See auto näeb sama mahajäetud välja nagu kogu see küla. Issand, see on Audi. Mahajäetud Audi. Ja see on hullumeelne. Ei noh, jah, see on vana. See näeb üsna vana ja mahajäetud välja, aga ikkagi. Ja see on Audi. Olen nõus. Nii et jah, auto on nüüd leitud. Ma arvan, et me võime helistada Jaavinile, et talle häid uudiseid öelda, eks? Olgu. Jaavin Strunkest. Ta helistab talle, eks? Tere, Jaavin. Tere. Tere, Slav. Kuidas läheb? Jah, kõik on korras. Ma leidsin su auto. Siin see on. Noh, kuidas see välja näeb? Kas kõik on korras? Jah, see on natuke hiljatud. Lume on palju, aga ma vaatan selle sinu eest üle, eks? Olgu. Pole probleemi. Nii et kutid, nüüd peame auto üle vaatama, et aru saada selle seisukorrast ja mis siin toimub. Lähme siis. Issand jumal. Jah, see on tõeline Saksa auto. Kui kaua see on hüljatud olnud, mul pole aimugi. Jah, ma tahtsin ukse avada, aga siin on probleem. Ma ei saa seda teha. See on kuidagi kahjustatud. Vaata, värviga on mõned probleemid. Muidugi, see on natuke kasutatud, aga ikkagi. Mind huvitab, kas me saame selle sõiduki käima ja sõitma. Nii et uks on katki ja ma arvan, et see on kinni, kindlasti. Aga vaata, siin on üks võimalus. Sa võid seda teha. Nii. Jah, nüüd saame ukse avada. Jah. See on lihtne. Vau, vaata, kui lahe see on. Ja siin on võtmed, issand, võtmed Audi märgiga. See on lahe, see on äge. Need on kindlasti selle auto võtmed. Vau, salong näeb hea välja, see on tegelikult on kõik korras. Jah, salong on kena, siin on natuke pime, aga ikkagi mulle meeldib. See on nii lahe.
nii et jah, ma arvan, et nüüd peame helistama Javinile talle uudistest rääkida. Okei, jah, Javin, tere jälle. Tere, mis toimub? Auto on halvas seisukorras. On mõned probleemid, aga ma leidsin võtmed. See on hea uudis. Aga see on Saksa auto, nii et see on väga hea kvaliteediga auto. Ma vaatan, mida ma sinu heaks teha saan. Palun proovi seda parandada. Ma proovin. Ma proovin selle parandada, taastada ja panna selle tööle ning sõitma. Palun anna endast parim. Ma loodan sinu peale. Pole probleemi, Javin. Ma teen selle ära. Hakkame pihta. Parandame selle auto ära. Paneme võtmed siia. Jah, see sobib. See on suurepärane. Muidugi, midagi ei juhtu, sest see auto on hüljatud. Nii peabki olema, aga nüüd saame avada. Me võiksime auto kapoti avada, aga mitte praegu. Nii et see saab olema väljakutse. Me peame kogu selle lume eemaldama, et näha, mis sees on, eks. See võtab aega. Eemanda lumi siit täielikult, et näha, mis mootori sees on. Kuidas ma selle lahti saan? Seal on nöör koos käepidemega. Ma arvan, et saan hakkama. Ma tean, kuidas me selle lahti saame teha. Jah, see töötab. Vau, see on suurepärane. Me näeme originaalset Saksa mootorit, klassikaline variant. See on vana Saksa karburaatormootor, jah? Vaatame kütusesüsteemi üle. Loomulikult pole meil akut. Need juhtmed on tühjad, aga mul on üks varuakku seljakotis olemas. Muide, kutid, kui te ikka veel seda videot vaatate, siis loodan, et teile meeldib, kuidas ma leian mahajäetud sõidukeid ja panen need tööle. Ja kui teile meeldivad slaavi seiklused, siis ärge unustage tellida ja vajutada kella nuppu, et saada kõik teavitused. See on minu jaoks väga oluline. Ma tahan, et te näeksite kõiki minu seiklusi ja see saab olema väga lõbus, nii et palun tellige. Nüüd peame aku üles leidma, peame vaatama, kas õli on sees. Õli on olemas. Ma eeldan, et tegelikult on siin palju õli, eks, aga kuidas on kütusega? Issand, vaata. Siin sees on natuke kütust, seda on näha. Paigaldame siis aku ja vaatame, mis juhtub. Kannad seda seljakoti kaasas, suurim osa sellest on minu aku, eks. Paigaldame selle siis. Pluss ja see on... Ohoo, kas sa nägid seda? Issand, see on väga hea heli. See tähendab, et elekter on olemas ja see on suurepärane. Proovime mootorit pöörata. Jah, süüde on olemas, ma arvan küll. Olgu. Meil on häid ja halb uudiseid. Meie mootor ei ole kinni kiilunud. Halb uudis on see, et peame selle käivitamiseks muidugi parandama. Olgu, see oli raskem, kui ma arvasin, kutid. Ma arvan, et peame helistama Javinile, sinisele sprungkeele, et talle sellest rohkem rääkida. Mis toimub? Hei, Javin, jah? On mõned raskused, mõned probleemid mootoriga ja muu sellisega ja kogu see auto on kinni. Aga ma arvan, et ma annan endast parima, et see sõiduk sinu jaoks korda teha. Ma saan aru, aga kui sul tekib raskusi, võid sa sõpradele helistada, et nad aitaksid. See on hea mõte. Ma arvan, et ma helistan varsti oma sõpradele. Jah, kindlasti. Mul on nende tuge vaja. Palun kiirusta, mul on tõesti oma autot vaja. Ära muretse, ma toon selle auto sulle tagasi. Nii, meil on kütus olemas, elekter on olemas, peame muidugi sädet kontrollima, see on väga tähtis juhe. Selle asja seisukord on halb. Võib-olla peame selle ära puhastama ja siis võib kõik tööle hakata. Jah. Vaata, kui palju mustust. Proovime veel kord. Jah! Me saime hakkama, see on suurepärane. See töötab mingil määral, vaata seda vana mootorit. See ei tööta päris nii, nagu peaks, aga see on okei. Paneme selle juhtme tagasi, see on suurepärane. Nii et me saame selle mootori tööle panna, vaatame, kas me saame sõidukit juhtida. Okei. Vau, salong on nii hubane. Mulle väga meeldib, vaata, siin on käigukast, sellel on 4 käiku ja tagurpidi käik. Lähme siis edasi. Me liigume. See on suurepärane, see sõiduk töötab ja sõidab.
ma arvan, et me peame kogu selle lume eest ära koristama, aga ma ei taha seda teha, sest mul ei ole labidat kaasas. Ma helistan oma sõbrale ja ta toob teise auto, et see siit välja saada. Sobib? Teeme ära. See on minu must Nissan Bass Pathfinder. Minu sõber Anton. Anton tõi auto, et päästa see hüljatud sõiduk. Anton ei oska inglise keelt rääkida. See ongi probleem. Jah. Ei, ta ei oska inglise keelt rääkida, aga ma leidsin ta siis, kui otsisin teist hüljatud sõidukit. Aga see oli kiirabiauto. Võite seda vihjet kasutada, et vaadata eelmisi videoid, kui ma kohtusin Antoniga. Tegelikult Anton oli suremas, aga ma päästsin ta elu. Jah, Anton. Jah. Võib-olla peaks ta inglise keelt õppima. Mis keelt sina räägid? Lähme keelte juurde. Keel, jah. Noh, koolist mäletan keelt. Inglise keel! Anton, kas sa räägid seda? Stop, seda sõna küsi. Stop, mis sa ütlesid? Ütle veel kord, ma julgustan sind. Ma topelt julgustan sind. Ma ei saa sinust aru, Anton. Sa ei saa minust aru. Ei saa aru. Minust. Parus. Parus. Mis su nimi on? Anton. Anton, see on hea. Me räägime. Nüüd me räägime. See on suurepärane. Nii et me peame selle auto välja saama. See on sinu sõber, eks? Ma arvan, et nad teevad midagi, et auto sellest lumisest olukorrast välja saada. Ma arvan, et järgmine kord võtan lihtsalt labida kaasa. See võib olla lihtsam. Aga kes teab? Võib-olla on nad professionaalid. Võib-olla nad teavad, mida nad teevad. Tegelikult vaadake, kutid, me ei märganud ühte huvitavat asja. Selle auto tagaosa on päris kena. Jah, ilus pagasiruumi ala. See on väga avar ja võib-olla saame seda oma järgmistes videotes lähemalt vaadata. Kui soovite selle auto kohta rohkem teada saada, kirjutage julgelt oma kommentaarid. Võib-olla peaksime selle sõiduki pagasi lahti pakkima. Aga nüüd peame selle lumest välja saama. Istu, tuli, sõida. Jah, istu. Jah, okei, pole probleemi. Okei. See töötab. See on tore. Midagi on mootoriga valesti. See on lahe, me tegime selle ära. Jah, see on suurepärane, see töötab hästi. See töötab tõesti hästi. Ma juba armastan seda sõidukit. See on väga tore. Aitäh, Anton. Aitäh. See on suurepärane. Anton teeb kõik tasuta. Ma ei tea miks, sest ma päästsin tema elu. Jah, sest ma päästsin tema elu. Ta aitab mind alati autodega ja muude asjadega. Jah. Ütle mulle, mida sa arvad kommentaarides. Kas Anton peaks inglise keelt õppima või mis? See oli suurepärane. Me võtsime selle auto lumest välja ja nüüd on kõik korras. See töötab ja sõidab ja nüüd ma arvan, et ma saan sellega ise sõita. Helistame Javinile uuesti, et talle häid uudiseid rääkida. Jah? Olgu. Tere, Javin. Kuidas läheb? Kas sul on mingeid uudiseid? Mul on suurepärased uudised. Me parandasime su auto ära, võtsime selle lume alt välja ja nüüd see töötab ja sõidab. See on ju äge, eks? See on suurepärane. Kas sa saad selle nüüd oma baasi tuua? Olgu. Nüüd sõidan ma sellega ise. Kas oled sellega nõus? Absoluutselt pole probleemi. Tee seda. Aitäh. Ma toon su auto ise oma baasi ja siis vaatame, mida edasi teeme. Sobib? Teeme ära. Jah, aitäh. Anton, me saame selle autoga sõita. Lähme. Anton, istu maha. Jah, istu maha. Operaator, sina võid ka istuda. Lähme. Teeme uue sõidukiga proovisõidu. Nii, okei, alustame. See töötab, see on suurepärane, see on äge, mulle meeldib see, me liigume. Issand, see on nii hea. Ja pidurid? Jah, pidurid on olemas. See on hullumeelne. Kojamehed töötavad ka, siin on palju autosid. See on natuke ohtlik. Kas sulle meeldib see auto? Hei. Ma armastan seda autot, see on lahe. Ma armastan seda autot nii väga. See on vana, aga väga ainulaadne. Kuidas olla? Wow, see auto on tegelikult
nii kiire ja seda on lihtne juhtida. Ja tuled töötavad ka. See on suurepärane, mulle meeldib see. Ja see on võimas. Jee! Jah! See on suurepärane. Hei! Haha, see on vinge! kõik töötab suurepäraselt, kutid. See oli päris lahe. Ma armastan seda autot. See on nii kiire ja maruline. See on nii äge, kutid. Aga ma arvan, et me peame helistama sinisele sprunkiele. Ütle talle, et kõik on korras, okei? Ma helistan Javini kohe praegu, okei? Jaa. Tere, Javin. Kõik on korras. Me tõime su auto minu baasi lähedale. Mida me edasi tegema peaksime? Jätke see lihtsalt nii, nagu on ja ma tulen sellele kell 3 öösel järele. Olgu. Aitäh. Pole probleemi. Nagu sa ütled, pole probleemi. Ma jätan selle oma baasi. Nägemist. Nii et poisid, täna kell 3 öösel tuleb Spranki Javin minu baasi oma autole järele. Aga kui me saame selle video alla 30 000 meeldimist, siis saame teile näidata, kuidas see juhtuma hakkab. Mul on igal pool palju nuhikaameraid. Kui tahad näha, kuidas Spranki viib oma auto minu baasi peale, siis kirjuta kommentaaridesse ja pane like. Muidugi, ära unusta minu kanalit tellida ja vajuta kellanuppu, et mitte tulevasi videoid maha magada. Nii et kõik. Nüüd viime auto minu baasi ja kõik. Aitäh vaatamast. Minu nimi on Slaav. Nägemist. See oli Slaavi seikluste kanal.